Kuidas sinul on jäänud siiamaani mulje Eesti filmipäevadest? Need on, praegu on 13. aasta, kui neid korraldatakse. Praegu on väga hea mulje, sest Silvar, jah? Mis su nimi on? Sander, vabandust. Sander pakkus mulle tasuta kohvi ja näitas kätte, kus saab suhkrut ja piima on isegi tasuta. Nii et tundub, et Eesti filmil läheb väga hästi. Milleks Eesti filmipäevi üldse võiks vaja minna? Milleks neid vaja on? Filmipäevi. Jah, sellist, kui säärast, sellist nädalat. Sellepärast, et tavaliselt on Eesti filmiöö. Siis võiks päev ka olla vahete vahel. Et ka päevavalguses mustad tööd ära vaadata. Miks sa üldse korraldad Eesti filmipäevi? Sest ma hoolin. Millest sa hoolid? Ma hoolin Eesti filmist ja Eesti rahvast. Tähendab, filmipäevad on kahtlemata, muuseas see on minu idee kunagine. See oli kinoliit, ei teadnud mida teha ja siis juhatus sai sõnnud, et mida teha niisugust üritust. Siis tekkis idee, et võiks olla niisugune nädal, kus vaataks enam-vähem kõik Eesti filmid, aasta jooksul tehtud filmid üle. Ja nüüd ta on selles mõttes on õige, et nii-öelda friik saab ära näha ja isegi kriitik saab ära näha nii-öelda kompaktselt kogu selle, mis on tehtud aasta jooksul kokku keeratud ja siis tekib niisugune globaalsem haare selle Maarjamäe mätta otsast. Eesti filmipäevi on selleks vaja, et kuna Eesti filmipäevad on selline aegruum, keskkond, kus näeb mingi ühe konkreetse aja jooksul ära valiku Eesti filmi paremikku möödunud aastast ja ka retrospektiivi ja tulevikus ka järjest rohkem enamusi selliseid filmiüritusi, siis selle vajadus oleks nagu selleks, et inimesed nagu saaksid näha tervikuna esiteks kinolinalt, mitte ainult televiisori vahendusel ja teiseks, et sellest tekib ka selline mõttesünergium, et pärast filme saaks arutada ja suhelda filmitegijatega omavahel. Meid huvitab, mis on Eesti või milline on Eesti filmi just nimelt viimase aja nägu? Tema on niisugune postmodernne, ütleme nii, kuigi postmodern hakkab otsa saama. Aga ta on niisugune vikerkaar. Vikerkaar kõigi tema kaunite värvidega on tema nägu. Eesti filmi kui sellist universaalset terviklikku entiteeti minu jaoks ei ole olemas, on nagu erinevad filmid. Minu arust see on jumala naljakas küsida, et mis on Eesti film või mis on Eesti filmi nägu. Et seda küsitakse ainult filmi kohta, et keegi küsi selle kohta, et mis on Eesti muusika nägu või et mis on Eesti maali nägu. Et on olemas Eesti filmi stereotüübid, jah, me kõik teame, millised need on sellised aeglaselt kulgevad kaadrid ja udu tõuseb ja vanamees tiksub kuskil ja vekker tiksub ja vanamees vaatab läbi tolmunud akna jääminekule järgi. Tavaliselt öeldakse, et Eesti film on ju selline, et jälle ma ei taha vaadata, minna see on Eesti film, et see on ju mingi aeglane. Aga ja siis öeldakse, et miks ei võiks teha filmi, mis rahvale meeldib. Aga ma ei tea, kas see on sama, et näiteks kui öelda noorele pianistile või noorele Erki Svendüürile, et kuule, et mis jamad, et kes su seda muusikat kuuleb, et tee ikka sükest meeldib kõikidele. Vaata, Eesti filme on praegu väga erinevaid ja see on selle olukorra pluss praegu. Sellepärast, et ma olen ise ka üllatunud väga positiivselt sellest, et need filme on niivõrd erinevaid, et nad loomulikult on, ühele meeldib, teisele mitte, aga nii peabki see olema, aga kõik ei saa väga hea olla ja kõik ei saa iga inimese jaoks väga hea olla. Mis me filmil on korrast ära? Nii-öelda viis põhilist valulast. Raha, siis on muidugi raha, võib-olla siis lõpuks ka see, et raha on vähe. See on ikkagi seotud selle filmi kvaliteediga. Ei saa siin nüüd lahti seletada, mis on filmi kvaliteet. Aga me kõik teame, et üks film on hea film ja teine
on ka kõik filmi tunnused on olemas, aga reeglina, kui ta on igav, siis ta ei ole hea. Ja järjekordselt, ma võin öelda, et ikkagi Eesti filmi hädad, mängufilmi hädad algavad stsenaariumist. No põhiliselt on ikkagi häda ju, ja kõik räägivad ka sellest, häda on selles, et Eestis tehakse filme väga väikese raha eest. Kuidas sina raha saad? Kas sa paned tegelikult raha alla ja inimesed sinu ümber kõik teavad, et sa teed filmi ja annavad sulle raha või kuidas sa raha saad filmile? No minul on niimoodi, et ma ikka ise otseselt raha saamisega enam vast nii väga ei tegele, sest nüüd on selleks mul produtsent, kes sellega tegeleb või erinevad produtsendid. Et režissöör siis oleks hea, kui ta jääks pigem loomingulise poole peale. Mulle meeldis see, kuidas Kuku nagu oma viimases filmis nagu tudengite käest nagu küsis, et kuule, et miks sa nagu produtsent oled siis, et tahad sa nagu pappi või tahad sa nagu naisi või mis pärast sa nagu filmi teed? Siis ma nagu mõtlesin, et miks me nagu dokke nagu teeme, et see on nagu pappi ja nagu naisi ei saa, et miks me nagu dokke teeme? Ma ise enda jaoks ole vastuse välja mõelnud, aga Peeter, miks sa teed dokke? Naisi saab selleks. See on fun. Mulle meeldib kaameraga ringi jooksta ja läbi kaamera maailma vaadata ja mõttes monteerida ja see protsess on mõnus. Võtad telliskivi ja jookse metsas ringi, tahad ringi joosta. Aga läbi telliskivi ma ei saa maailma vaadata. Nii et riik peab sinu maailma vaatamise nagu kinni maksma. Raha küsimine. Kuidas me dokumentaalfilm võiks raha saada? No, tuleb teha vastava sisuline taotlus, tuleb mõelda ja... See piisav rahastatus, mis praegu on? Dokfilmil või? No, osavad küsivad Euroopast juurde. Kuidas rahastati? Kust te raha saite? See on kallis on teha sellist asja. Kormoranid rahastajaks on Eesti riik, Filmi sihtasutus ja Kultuurkapital. Mõningal määral on ka eraraha, eratoetusi. Finantsilist hüve, mis võimaldab ära elada, on ka võimalik sealt välja keerutada? Ma arvan, et filmi tegemine saab olla ka mingil määral elukutse, aga siis see on pigem selline eluvalik, et siis peab arvestama sellega, et võib-olla see perspektiiv ei ole nii stabiilne. Mis see ebastabiilseks selle perspektiivi muudab? Selles mõttes, et isegi kui sul enda arvad, et sul on peas nii palju häid filmi ideesid ja nendest tuleks hästi lahedad filmid, siis tegelikult ise ju ei otsusta, kas see film lõpuks saab teoks või ei saa. Nii et sa ei saa kunagi öelda, et jah, et see film, mis mul praegu peas on, et see tuleb 2 aasta pärast välja, sest sa ju ei tea, kas see meeldib rahastajatele või ükskõik kellel. Eesti film on jäänud juba nii-öelda vaeslapse ossa alates algusest. Sellepärast, et kui me võtame filmikunst, kus on kõik kunstiliigid koos, tegelikult absoluutselt kõik kunstiliigid koos, muusika, näitlejad ja nii edasi, siis alates Kultuurkapitali loomisest on miskipärast filmikunstile määratud summa, mis on ühe riikliku teatri ülalpidamise kulud. Aga sellega me katame kõik filmikulud. Minule meeldivad Vladimir Iljitš Lenini sõnad. Filmikunst on kõige tähtsam kunstiliik. Huvitav on see, et... Selle läbi on võimalik... Sellega EFSA-st raha ka taotled selle sama lausega? Selle sama lausega või? Jah. Ei, selle lausega vist EFSA-t naljalt ei mõjuta. EFSA-t ei mõjuta üldse midagi. Huvitav on see, et see, mis nagu Iljitš, kes andis nagu Eestile vabaduse, eks ole, esimese vabaduse, et need tema sõnad on kõikide poliitiliste parteide poolt nagu ära unustatud. Keegi ei pea nagu filmikunsti nagu... Kas Eesti filmitegija, ükskõik siis millist žanrit me käsitleme, kas ta peaks oma tööga professionaalsel tasemel ära elama või see on tema hobi siiski veel? No ma arvan, filmitegija, kui see on tema elukutse, siis
ilmselt peaks ära elama, kui filmi tegija on noh, mis ta siis veel on taksojuht, eks ole, vabal ajal või et ikkagi peaks ära elama sellega, mida ta oskab. Tihti räägitakse nii, et kultuuritegelane või filmitegija, siis et see on ta hobi ju, et las ta teeb, aga kui inimene on valinud selle elukutseks ja kuidas ta teeb, siis on loomulik, et saab sellest raha. Sportlase käest ju keegi kunagi ei küsi, et kuule mees, et sulle meeldib suusatada, aga et tee siis mingit muud tööd sinna kõrvale. Aga mida valdavalt teevad filmitegijad kõrvale nii-öelda? Jeesus oli ka telgitegija. No näiteks ma ei tea, mida teised teevad, aga mina ise praegu töötan 3 filmi kallal, mistõttu ei jää eriti aega, aga ma arvan, et põhiväljund on ikkagi mingid teleprojektid või reklaamid. Tähendab, kui sa teed altuurat, siis sa täiesti normaalselt elada. Aga kui sa ikkagi oled nagu pühendunud, siis see tee on kaunis okkaline. Inimestel puudub elementaarne ravikindlustus. Elementaarne asi nagu. Sa oled kuradi, sul on mingi tervise kuradi probleem, sa oled kurat, ja sa pead ise sellest plekkima. Kui sa töötad 5 erinevas filmifirmas aasta jooksul, eks ole, sinu pealt firmad maksavad makse, värke, sotsmaksud, värgid, kõik. Sinu pealt on maksud makstud, aga sul puudub ravikindlustus. Sellepärast, et seaduse järgi sa pead teatud kuu olema töölepinguga, eks ole, teatud firmas. Aga kõik käivad ju kuradi töövõtulepinguga ühest projektist teise projekti. Enamikul juhtudel ju projektid ei lähe üle kuu ajana palju. No kas seda saab just altuuraks nimetada, ka reklaamklippe lavastan ikka, ja see on selline omamoodi kuiv trenn. Ja pakub ka teatud määral loomingulist väljakutset, sa pead olema nagu psühholoog, tajuma kliendi ootusi, tajuma, mida publik tahab ja samas panema enese väljendust juurde. See on mõni film, mis on tegemata veel, aga mida oleks vaja ära teha kindlasti? Üleüldiselt. Mina tegelikult olen mõelnud seda, et Eestis võiks tegelikult oleks huvitav, kui teha mõndadest vanadest asjadest remake, mis on nagu Hollywoodi süsteemis üsna levinud. Kahjuks Eestis on muidugi seda filmiraha nii vähe nagu on, aga et on ju tegelikult sellist filmiklassikat, mida oleks huvitav uues kuues näha. Näiteks? No kas või... No kevade on nii püha, et selle kallale ei tasuks minna, aga Mehed ei nuta või Kesk ja rõõmud näiteks. Et loomulikult on filme, mis ilma Ervin Abelita tõenäoliselt ei saaks rahvafilmiks, kui just seda ei tehtaks natukene uues kontseptsioonis Oti või Avandiga, aga tegelikult see on üks väike salamõte, mida võiks teha, et see, et kõik režissöörid tahavad oma suurt kunsti teha, sellest ei pääse me nii või naa. Ma arvan, et siin võiks kirjanduse ja selle ühte liita. Kui oleks võimalik ja kui oleks üks tiim, kes paneks oma töö pealkirjaks Tammsaare Tõde ja õigus, ma oleksin väga-väga õnnelik. Ja millist filmi peaks rohkem tegema Eestis? Ma ei tea, et ma arvan, et sellist filmi, mis pakub mitte ainult tegijatele tegemise rõõmu, vaid ka vaatajatele rõõmu ja huvi ja mis rõhutaks ehk meie erilisust, aga samas suudaks ka konkureerida teiste kvaliteetfilmidega üle maailma. No esimene tingimus, et tuleb teha selliseid filme, mida inimesed tahaksid vaadata. Seal on omamoodi tingimused, mis tuleks täita. Film peaks jutustama millest, tal peaks olema atraktiivne karakter, seal peaks olema mingisugune konfliktidelik, see peaks arenema, see peaks olema selline, ütleme midagi erakordset peaks selles filmis olema, mis inimesi kutsuks. Ta peaks tekitama emotsioone, ta peaks kuidagi panema kaasa mõtlema. Aga millist filmi te tahaksite näha, mida veel ei ole tehtud? Teie lemmikfilm, mida veel ei ole tehtud? Seda stsenaariumit ma just ise kirjutan praegu. Saladus, jah.
ei, pärast ta ikkagi tuleb linnale, aga no, see võtab aega natuke. Töötate oma unistuse kallal? Jah, nii see on.